ema ütles, et me hakkame jaanimnädala vlogi tegema. See on algus, mul on hommikusöögiga pakett siin Suvel peatuses. Taas kord. Ühesõnaga, tulge siis kaasa meie jaaninädala vlogiga. Kui vaikseks läks. Oota, ma keeran sinu poole. Selline hommiku sööja. Tahad kohvi ka või? See on sul teist nagu nii pidi näed. No seda saab keerata. Okei. Noh, esimene emotsioon. Aga Tead, sa tegid selle nagu saia praadist õlisärava. Läks rasvaseks. No selge. Õuetuuri. Milline tegelikult, nüüd oli kogu aeg oli talv vahepeal. Ja nüüd on läinud imeilus hommik. Siin on see. No vaadake. Vau, on ju. Tüümian. Nii et noh, nüüd hakkame nautima. Eile lõikasime selle ka ära. Siin meil on ju naabrid, teate. Siin ma mõtlen. Ma ei tea, kas on kuulda. Pojad on sees. Eile lõikasime viinamarja ära korralikult. Puingid õitsevad. Naabrimaja on seal. Seal ei ela eriti kedagi. Selline nauding hakkab siin. Jaaninädal. Kuulete, pojad laulavad. Nüüd ei tohi. Ema läks kärbseid püüdma. See on kärbsenäpp, seal elab. Vot nii. Niimoodi. Et millest me hommikul rääkisime siin robotmuruniitjatest ja värkidest ja siis ma tahtsin, ma ei teagi, kuidas see, mingi statiiv toodi või? Jah, tahad panna siia? No, mõtleks, mis see, et kas need lilled jääb peale jäävad küll? Ei, need on nii ära nagu... Aga nii koledad, pane see sponsordatud purk ka. See ei ole not sponsord, aga palun võib sponsida, kui kellelgi... Ainuke nendest, mis kõlvab, on ju? Ei, no nendes on see pirniam on ka väga hea. On, Need on väga hea. Mina arvan, et need filli omad või mis iganes, mis me proovisime, ma arvan, need olid mingid riknenud partiid. Ei. Sest kuidas on niimoodi, et see ainus, mis ka juua kõlbas, see oli absoluutselt teise maitsega. Need sobis lihtsalt, see beach sobis selle steeviaga paremini kokku kui kõik muud. Steevia maitse oli see, mis tegelikult häiris. Plus mulle ei meeldinud, et nii palju seda gaasi. Et need on siuksed mõnusamad, aga see selleks. Igal juhul. No mis asi see oli, mis tähtsime? Me arutasime siin seda, et tal on see robotmuruniiduke, mis siis teeb nagu algoritm, tal on algoritm. Ei, no ta on ilma ajuta. Ilma ajuta, et ta läheb nagu 3 meetrit või seni, kuni midagi vastu läheb, siis läheb suvalises suunas. Ja ma ütlesin, et mulle tundub, et vahepeal ikkagist nagu oleks aju, sest tuleb siin nagu ta on. Ühesõnaga sealt see jutt algas. Ja siis ma mõtlesin, et nagu... Ja siis Jaana rääkis seda, et teaduslikult on uuritud, et kui sa kõrval midagi soovid, siis see võib muuta tulemust. Ja minu suunas. Mündiviskega tegid midagi sellist, mingid matemaatikat. Jah, et mis on tegelikult see samm, see telepaatia uuringute pool, teleporteeringumine. Ja siis hakkasid rääkima mida? Nii, ja siis oli see, et oh my god, ma ei suuda uskuda, et mul on võimalus rääkida seda story't, sest millal see vastu nagu üldse tuleks nagu. Nii. Ühesõnaga neid veinikärbseid tead, on ju? Kõige nõmedamad asjad üldse. Need teadlased võtsid kõik veinikärbse neuronid. Neid nagu liiga palju ei ole, aga... Ma vist tean seda, aga räägi. Miljardeid on ju. Ja siis nad panid selle, siis nad lõid fake keskkonna ja siis nad panid selle kärbse simulatsioonis arvutis elama.
ja see kärbes ei saa aru, et ta elab simulatsioonis ja siis käib seal nagu arvutimängus ja siis vaatab, mingi maasikas, ma maitsen seda, umbes niimoodi nagu. Ja vaata, mingid inimesed ju naljatavad, et inimest meie elame ka simulatsioonis. Ja mõtle kunagi võib-olla suudatakse sest inimese aju, kui arvutid olevad võimsamaks ja nii edasi. Nagu ma ütlen ausalt, ma ei fact-checkinud seda uudist liiga palju, aga see tundus nagu ma pigem arvan, et nad päriselt tegid seda. Päris õudne tegelikult. Ka päris crazy, jah. Aga vaata, see võimaldab sulle ju positiivne külg on see, et sa saad nagu ravimeid katsetada kuigi ja nagu, värke. Nüüd äädika ja kärbsed pidid olema mingid jõledamalt head asjad teaduseks, et mul ka praegu meelde ei tule. No ilmselt sellepärast, et neil on see nii väike aju. Jah, võib-olla. Selline võitav asi. Maailma pinev. Täna me oleme sinna homme. Ma ei tea, et suitsutaks need kanad homme ära. No, siis on tehtud. Ei oleks tehtud, nii. Ja siis homme õhtul saaks kurgi ja kartuli kätte, on ju. Siis paneks, esmaspäeval paneks siis kurgi tapnema näiteks. Siis mõtleks, mis me sinna lauale paneme, mingid liha võiks marineerida võib-olla või midagi, on ju. Ja kana on. Vorsti pidime tegema. No, siis vaatame esmaspäeval, võib-olla teeme siis vorsti. Jah, ongi. Ja aga siis on toidud olemas. Meil on suitsukana, meil on... Suitsukanad on ju pooled bronnitud. Kuule, me ei hakka neid müüma, see on nii väike raha, mis... Ei, mitte nagu toreduse pärast teine tahtis... Meil mahub 3 tükki ahju, kõik müüme maha. Otsis kontaktid välja, võttis ühendust... Mul on juba 3 kana maa ja ise viime... Ei, ühe saame endale. 4 kana teeme või? Selles suhtes, et kuna meil nagu päris produktsioon ei toimus, ma usun, et see Indreku tuttav on 2-ga ka nõus. No 4 mahub, me oleme 4 teinud. 4 ei mahu. Mahub. Igal juhul point on see, et need on bronnitud. Aga ma lubasin Jaanikale ju ühe juba ära. Sest meil oli algul... Sa oled ka siin lubatud. Oli algul jutt, et Jaanika saab mäletada. Ja Jaanikal on ju ka juba. Kas me peame 2 korda tegema neid siis või? Ma ei tea, mis asja sa teed. Kui mis sa vaatad mingi järgi kusagilt. Jah, et mitu kana ahju see on. 4, mina ei tea, kas me oleme teinud. Vaata seda pilti, palun. Näe. On jah 4. 1, 2, 3, 4. Lausa blogi postituse peal on 4, jah? Jah. Et 4 mahub. No. 4 olemegi teinud tegelikult ja see kord, nüüd viimased korrad, et ei viit, paneme 3, on ju. Okei. Väes nagu homme teeme 4 suitsukana. Ühe saab Jaanika. Ja see, kes tal tellis, see saab 1. Jah. See on ikkagi väga eksklusiivne. Jah, sest 1 me sööme kohe õhtul ära soojalt. 1 saab Jaanika, 1 jätame Jaani päevaks. Jah. Väga hea. Ja 1 saab see Indreku, kui ta tahab. Kui taha ühte, siis ei saa üldse. Mis sinna laua peale sobib? Ma ei tea. Ta näevad nii plastmass välja. Ma võin näidata, mis mulle meeldib, et siis sa saad teada, et milliseid me ei pane. Mulle meeldivad need arteensed, aga need on teine teema. Äkki siis nii. Aga need on ka nagu surevad ära seal väikse käes. Siin ei ole nagu... Sa ei tohi jalgu lohistada, Jana. Ema, need on sinu jalad, mis lohisevad praegu. Fun fact. Võib-olla keegi teine lohistas. Mina ei lohista. Aga muidu, kuidas sa selle lause oleks lõpetanud, lisaks sellele, et see on ebaviisakas? Et see jääb sul video peale ja siis teised kuulavad, et sa lohistad jalgu. Aga need ei olnud minu jalad. Oota, need mulle meeldivad. No need on okei, aga need on suured laua peal. Need peaks istutama kuhugi maha, aga me ei hakka seal aia teha. Oli ka ilus. Täiega?
mis see nüüd? Imetleb mu ilusat grillsüsi. Kus auto on? Seal otse. Ma hakkasin tegema vloogi, aga siis mees tahtis minu... Sinu vloogi tulla? Et arvast ma teen selfit. Igal juhul ma ostsime grillsüsi. Ja tead, miks ma seda õla peal kannan või? Sest ma tahan nende teksadega mingi servopaari minna. Aga need on eledad ja need ei saa või minna süsiseks. Sellepärast. No. Kas ma võtan selle vaata, mis on nagu 7,5 kuni 22? Või vaata selle? Võta see, mis sul on kogu aeg olnud ja võta ainult üks siis, kui need ainult ei pea vastu. Ei, võta ikka pikem. Siis ulatab terrassile ka. Tule siit kaudu. Meil vaja osta see kärbsed. Siin. Niisugused väiksed. See on üks suurem ja see ele. Meil oli suurem, aga ei, väike on veel võib-olla isegi mugavam. No ei ole, aga suuremat ei ole. Kas võtame alli või? Ma ei tea, meil interjööriga paremini sobib elektriline kärbsepiik. No see on kumb võimsam on? Ilusam. Kas on sama võimsusega? 1300 volti. Kas on patareid ka kohe sees või ei ole? Sul on patareist. Okay. Kärbsepiik, elektritool. Me ei osta sul ühtegi uut kohvivahendit, mida sa ei saa poes proovida. See on nagu, me ei astu sinna nagu lõksu uuesti. 100 € et saab sellise. No, ei. Espresso massiine. Ei. Mitu masinat sa viimase 2 kuu jooksul müünud ära oled, sest need ei kõlba? Teine on müügis veel või? See on nagu nupuvajutusega. Me võime sul lihtsalt nupu osta. 100 € ja saadad kohvi niimoodi, et paneme niimoodi. Ja siis sitab kohvi. Me võime seda Euronixist, kui me õhtupoole lähme, siis proovida. Kas seal lõunak või seal Euronixis on ka proovimisega? Vaata, kui huvitavad ilmajaamad siin on. Vaata seda, äkki meil on seda vaja. Ei, aga Tenerifele. No siin on selline. Ja lisaks ma ütlen nagu mainin, vaata, kusjuures mul on kodus ju koristaja lõhkus ära. Nii, et nagu vaata ja hinda, need on väga hea hinnaga ka veel. Ühe mingi hindlase saime seal ju hädaga. Ja. See on tore. No nii suur, vaata, mulle meil need odavamad just nagu imponeerivad. See kõige parem on see pisik. Vaata, siin on nii palju numbreid ja ta on värviline ja värki. Aga võtta seda ei ole või? Aga mis see juurde annab kui see? See on ka hea asi, jah? See on väga hea asi. Niimoodi ei tohi. Vaata, ma pean ära... Nii ei ole viisak. Koopist saab seda kana või? Vaatame. Noh, kasti seda ei võtta. Ei võta. Meil on nüüd piruka paus enne restosse minekut. Strateegiliselt natukene, et kõht täis ei oleks. Aga ei oleks ka liiga nii. Ja kui keegi tunneb kedagi Eesti pagaris, siis või keegi teab siis nagu, mis värk selle retseptiga on, sest see maitse on viimase paari kuu jooksul drastiliselt muutunud. On küll. Ja ma nagu... Ema ei usu ja mul oleks vaja asitõendeid, et midagi muutus. Ja sellest Eesti pagari lihapirukast, mida kõikides bensukates ja poodides müüakse. Teise maitsega, noh. Ma arvan, nad on või mingi margarini vastu välja vahetanud või mingi värk on. Ma ei saa üldse nii palju kaartidega ei saa hakkamagi. Sa mul ei saa osta või? Nüüd me tulime rongiga Sauvelt, tulime Lillekülas maha, et minna Kristiine keskusesse, sest seal ootab meid Meili sünnipäeva kingitus.
mida ema käis üks päev poest ostmas, aga siis selgus, et üleeile. Või üleeile jah, et Eesti peal on üks neil seda. Ei no jaa, oli müügil nagu Rakveres. Aga siis sai tellida laost. Laos oli ka või? Okei, et poodides ei ole väljas ainult nagu... Ma ei saanudki teada ausalt. Kummaline, igal juhul. Ja siis vaatab võib-olla, kas teeme jalutuskäigu ja lähme restorani, sest meil on ju see booking. Jah, 2. Jah, või lähme Boltiga vaatame. Mul see energiatase hakkab langema. Jah. Ei tea, kas veab matka välja. 20 minutit. Jah. Ma olen õrn IT-inimene, ei tohi ära unustada. Oota, ma vaatan. Palju sul samme on üldse? 5415. No võt, 5200 või? 5400. Siis ei nagu jah. Ja pärast peab ju veel nagu pealsööki on nagu mõistlik jalutada veel. Jah. No, just. Vaatab. Mis tuul. Küsimas siis. Müüja küsis, kas ostate endale? Tahtsin õpetama hakata, jah? Ta õpetaski. Aga point on see, et no vaata, mul ei ole ju juukseid, millest see nii... Ja tal oli õpetatud, et peab küsima seda. No matter what, noh. Nii, mis me... Meil oli reserveering. Liisa. See õlu on täpselt selle maitsega, mis ta ütles, et sellest väga hästi kirjeldatud. Mis kokteil sul oli? Täitsa õlu. Kosmos. Mis su... Mul ei ole? On jah, Kosmos. Negroni, ei olnud Negroni. Ma ei mäleta, see oli mingi teine sprits, jah. Roosa sprits. Komplektis võid ära võtta, seda meil on. Klaase vist on. Ei, meil tuleb vesi ka, ema. Ei, aga meil on 3 klaasi. Jah, okei. Nagu selle, nagu kahvel ja nuga ka. Siis on rohkem ruumi. Ei, see on suvikõrvits ja mingi juust. Focaccia. Suvikõrvits, tšatšiki. Ja see 8 eurot maksis 10 eurot. See 8 eurot. Aga cool. On hea või? No siin on paprika vahel panna. Igaks juhuks ära söö seda paprikat. Ta on hea küll see. See on focacciat maitsesid või? See on nagu pilv. On väga hea. See on väga hea, jah. Nii, See on siis veise tataki. Keera seda natukene. Seda see on mina üksinda. See on chilliga, jah. Nüüd meil on vist kõik need eelroad on laual, on jah? Väga hea on küll. Siiamaani me oleme väga rahul. Ja väga maitsev, see on väga maitsev. Kuule, kas seda õli me rohkem ei söö siit vist? See on selle siia peale, vaata. Raimed üldse väga head. No see sellest. Ja seda särki ei saa ära rikkuda. Ma pean nagu full focus on praegu. No. Aga jällegi nagu mingi tibasoola. Jah, sool on nagu. No tegelikult me oleme ikkagi praegu oleme full rahul. Kõik on maitsev. Väga hea. On hea või? Kas sa hindad üles ja meie võime seda süüa või? Mina arvan, et sööb ära küll. See pool on õhk ju. No kõik nõratab sellest õlist. See on hea õli neil, jah. Pole ka kokk isiklikult ei kohale nagu. Mis sul on mascarpone maasikatega, jah? Mul on tiramisu. Tee siis pildid sina. Ma teen live tastingu. Sorry.
Väga maitsev on. Pardid või? Kas sa küsid just, et ma ei ole rattatee peal? Ei olnud, ma olin siinpool. Kas me ei lähe sinna või läheb otse edasi? Lähme sealt. See on see punkt ja näe, nüüd on meil ummik. Anna teed. Kas tead, kuidas Van Gogh üldse kuulsaks sai või? Noh, sest nagu enamik neid kunstnikke siis enda nagu eluajal ta oli vaene ja nagu nälgas. Põhimõtteliselt suri nälga. Nii. Aga siis ta pidas päevikut või midagi sellist, kus ta siis kirjeldas põhjalikult nagu seda story't iga pildi taga, onju. Ja siis on ju palju põnevam, kui sa näed nagu mingit pilti ja siis sa näed seda story't ka ja nagu seda reflektsiooni. Ja siis tal siis venna naine vist pärast surma hakkas nagu müüma mõlemad koos ja siis nagu läks nagu käima. Tegi nagu blogi. Ja siis nagu täna enam nende stories'id ei teata nii hästi, täna on nii ja kunstnik on ja, aga noh, seda menukuse said nagu täna nendele story'dele. No aga storytelling. Müük ongi story. Ka toidukad, kõik on story. Lugu. Kõik on Eesti lugu. Just. Peale sööki poleks viitsinud küll sinna praegu minna. Paha minna, jah? Praegu oleks Head menne ära käsin. viskaks pikali kusagil. Ma ikkagi kodus vist teen endale selle Tegid juba ühe kohvi? Lihtsalt nagu võid teha juurde, aga nagu infoks. Mulle kõhtiti teid täis. Liigume tikusammul koju tagasi. Mitte liigu, vaid Veereme, jah. Ka hea oli, aga ma kõht on nii täis. Põhimõtteliselt ma sõin saia ja siis panin õli peale. Ja siis sõid veel saia. Ja siis sõin veel saia. Ja siis sõid saia kreemiga, küpsist kreemiga. Mis see tiramisu muud on? Ehk siis kiired need, mis need kuidas need eesti keeles kiired süsivesikud. Pakun 2 tunni pärast on kõht tühi. Sest noh, seal nagu ei olnud midagi. Aga täitsa tore. Seal oli tore vaid ka. Vot.